Tervist, mina olen Illar Kohvinevalt ja täna on laupäev, 8. september ja ma olen praegu siin Moostes Tiit-Heiki Ainsalu uues kodus. Ja kõigepealt ma näitaksin siis Heiki neid tänukirju tubli lapse kasvatamise eest. Siin on ilusad pildid kõik, siis on see kallis issi, head isadepäeva ja kiitus ja kõik sellised asjad. Nii. Aga nüüd ma küsiks sellist asja... Tallinna uudislaulja tiitel on nüüd siia panenud. Kui kolimine siis kõiki siin ei ole. Ja nüüd küsiks siis sellist asja, et noh, nüüd on see suur suvelõpu simm on nagu läbi, et kuidas see õhtuga läbi, tähendab õhtust nagu meenutused on ühesõnaga, et mida sa nagu ette arvasid, kus pidu läks ja kus ta tegelikult läks, et millised muljed on? No läks ju üle ootust hästi tegelikult, et viperusi oli, aga kõik jäid ellu, meie ka jäime ellu. Ja mina omalt ütleks, et no ma ei oleks nii suurt rahvamassi odanud, et see Zodiaagi Paarui puu püsti rahvast täis, et on isegi võimalus ringi liikuda. Meenutas tõesti Vilma Pubi tipptunnil. Ja meil olid ju ka sellised, noh, lauljad või kuidas öelda. Rahvas oli ju Tallinnast, Rakverest, üle Eesti on ju koos, et oli ka kasvatusük Jüri oli kohal ja siis oli popstar Raits, et noh, et löödaks igale maitsele muusikat, et igaüks sööb elamuse sellest. Ja oli, ütleme, professionaalsed muusikad, mida tegi Willis Voice. Ja mulle meeldis veel väga see Ailo, kes sealt Willis Voice'ilt ja et sügav kummardus nendele kõigile tüdrukutele, kes siis enda poolt palustasid, et lisaks siis huumoriga vürtsitatud õhtul oleks ka professionaalset tantsmuusikat. Et sõnaga, et pidu oli super, sõnaga rahvast oli palju ja igaüks sai selle, mida ta lootis saada, nii et kõik pidid rahule jääma, ütleme niimoodi. Aga nüüd Heiki, kuna eilses videos ma nagu rääkisin sellest, et Tartus Eurooniksis müüakse elektripliidi, millel juhet ei ole. Aga nüüd oleme siin, kuna Heiki kodus ja sõnaga, et lähme natuke sinna elektripliidi poole, et vaatame, mis selle elektripliidiga siis on, et siin, millal sa ostsid ja kuidas moodi siis, et siin on nagu üks juhe juba taga, et kes selle juhtme nagu taha pani siis? Vaata selle juhtmega, ütleme, selle pliidiga ei olegi midagi hullu. Sest uus pliit, kõik peaks toimima, kõik ongi ilus kena, aga mida siis lihtsrahvas ei tea kindlasti, et kui nad uue pliidi ostavad, siis tehti meile selgeks, et meil lollid olime või nii ütelda. Et ostad pliidi, siis ju juhet kaasas ei olegi. Ja siinkohal ma ütleks seda, et ma käisin ise ka eile seal Kaubamaja Euronixi osakonnas kaasas, et ma mõtlesin, et Heiki teeb 1. aprilli nalja, mulle ütleb, et juhtmed ei ole nagu kaasas sõnaga. Ja siis müüja ütles seal samuti, et väga vabandama, aga nii on juba ammu, et nende jaoks on see loomulik asi, et elektripliitega juhtmed ei ole. Aga samas nagu ostsid mis muud asjad ka, et neil olid... Nädal tagasi jah, kui sai 3 asju ostetud, ütleme külmkapp ja elektripliit ja pesumasin, siis tulivad seal kõik ilusti koju nädala ootamisega, rohkem kui nädal. Ja siis kui need asjad nüüd koju tulid ja võtsime asjad lahti ja siis me naisega kõndisime ümber selle pliidi. Kus juhe on? Juhet ei olegi, on ju. Et no, vana inimese silmad on ju ei uskunud seda esiteks. Siis naabrimees tuli sappi, pani ühe sihukese juhtme siia taha, aga see ei toimi. Et siin peab kutsuma siis elektriku ja minema spetsiaalselt seda juhet ostma, sest Euronixi poes seda juhet ei müüa. Nii et ma ei kujuta samas ette, et noh, mina näiteks ei ostafki selleks elektripliiti, kui ma tean, et juhet ei oleks, ma tean, kas ma seal juhtmelise saan või saagi, et noh. Tegelikult müüja peaks ütlema, et kas soovite juhet kaasa näiteks või niimoodi ütleme, no praktiliselt see... Et huvita, kas on see Euroopa Liidu uued seadused, et müüaks üks asja, mis otseselt kohe ei toimi sõnaga, et millel on vahepeal lisa varustust veel juurde osta. Aga varsti on niimoodi, sa ostad, ütleme, kohviaparaadi, sa pead hakkama siis elektrikul laskma seal juhtmed külge panema ja niimoodi, et ei ole nii, et mõtled karbist välja pannud kohe töösse. Ja siis me käisime ju veel seal
HM, mis riidepood see oli, ühesõnaga, Jah, see on et sa noh, proovisid mitmeid püksekabiinis seal ja siis lõpuks nagu Võtsin kõige sobimad ära jah, muidugi. et maksid mingi 20 eurot vist veel, eks ole, aga siis olid õhtu läbi seal nagu no istusid ka vahepeal, ega pärast oli suur niisugune noh, värv oli seal tooli peal, et püksid Ja ajasid aga rahvast oli eile peal nii palju, et need püksid hakkasid sulama. sulama, nii et Ja, et praktiliselt sellepärast sellest kuumusest pealt värvi andsidki ja no nüüd vähemalt ei ole, ütleme, värvi sa andsid. kujutad ette, kui oleks sa kuskil läinud ja mingi moodsa tooli sellega ära rikkunud, et kes oleks nüüd trahvi maksnud, et kas oleks No, pidanud aga selle ma olen- poele selle trahvi peale panema või kes see Mis pükse ma seal olen Zodiagis tööd teinud võib-olla 20 aastat, noh. Mul ei ole elus olnud, et nüüd ütleme, et mökerdan tooli millegagi kokku ja eriti veel pükste värviga. jah, noh, on ikka täitsa põnev, jutumärkidest põnev asi, ühesõnaga, et Tartus on huvitavad inimesed ja huvitavad sündmused ja Tartus kõike juhtub. aga räägi seda ka, et no nüüd sa elad siin Moostes, et kui kaua sa siin elad ja mismoodi siin Mooste muljed nagu on juba? Ega me tegelikult, noh, mul on Tartus ka ju tegelikult kodu alles, et siin alles sätime sisse kõik asjad, on ju, no siin on ju tohutult vaja remonti veel teha ja ma usun, et noh, ütleme, praegu nädal aega oleme juba siin ja seal ja pere siin, mina igal pool üle Eesti, et kus esinema kutsutakse, et niimoodi me elame. Et siis laulad, et teil Lätti, et odavam on elu. No Lätti päris ei koliks, aga huvitav on ju Lätis käia. No muidugi. Et no mina käin paar korda aastas, ma ei ole niisugune, kes vajab, ütleme just seal käimist, aga kui on ikka juubel või mingi siirustin suurem sündmus, siis pead Lätti minema, sest rahakotil hakkab peale. Ja tulles tagasi nüüd eilse selle Zodiaagi ürituse juurde, et vist oli ikka üle hulga ajal ikka rahvast puupüsti täis ja ma olen teist korda siin Tartu Zodiaagis või noh. Rahvast on tegelikult käinud, sest õige rahvamurd hakkab liikuma orienteeruvad kell 1 paiku. Siis nad teavad, et piletimüük lõpeb. Et ma ei tee nüüd tulevastelt pidudel reklaamid, tulge nüüd kell 9 kohale, et piletimüüjad lahkuvad on ju. Aga jaa, et siis rahvas on kaval, vaata, rahvas teab, et kell 1 on praktiliselt ja siis on olnud küll puu püsti niimoodi saal täis, et noh, ei ole nagu näha. Ja mina oma poolt võiks öelda veel seda, et mina siin seda esinemist sinu aparaadiga filmisin, eks ole, paljud lood ühesõnaga, et ja siis ju varsti see osad lood neist YouTube ülesse kindlasti, et siis rahvast saab seda näha, et siis näete ise, eks ole, et kui palju rahvast ja kuidas kõik hoolega kaasa, kelle nii et elasid sellele, et aga samas ju sinuga sai stuudios ära peidud. Jaa, selle tervitame siis Raimo Tilgorit, kes meil teel Lätti nagu aitas ära nagu salvestada või teha ühesõnaga. Et võiks ka ju, ütleme siis teised kandid, Pärnumaa või mis iganes. Tiimis on tegelikult väga hea meeskond. Ja mina soovitaks sul Raimo Tilgoriga ka koostööd edasi teha aktiivsemalt ühesõnaga, et siis praegu olen ma õuduslaulja, äkki me siis oleme. Ja näiteks selle Ailoga soovitakse, mis naisterahvas, kes ei jää sugugi, ütleme, selle sünnevalt esinemisest alla, kui veel aktiivselt veel tegutseda. Muideks pane Sünne ja Ailo koos lavale. No vaata, neil on ühised hääled praktiliselt. Vaata, mis veel siis juhtub. Ja nii, et soovitan kindlasti ja kindlasti uued laulud tulevad ja teel Lätti me tegime ära, nii et sellest tuleb ka video lähemal üles. Kindlasti teeme veel koostööd väga hea bändiga nagu Viva la Vita. Sest ma panen just rõhku, kuna nad on nagu vähem tuntud Eestimaal ja ikkagi peaks andma võimaluse just sihukestele inimestele, kes üritavad, aga no lihtsalt nad on kuskil varjus ja nad ei olegi sealt varjust välja saanud, sest neile võimalust ei anta. Ja küsiks, ütle sellist asja ka, et kui keegi tahaks sinna esinema kutsuda, et kui nad sus nagu ütleme, mõned ei tea veel, eks ole, kes DJ-ki, et mida sa nagu pakud ja kui palju sa nagu pakud, et nagu tehaksid nagu küsida seda? No hindadest ei räägi, aga artistilehel Artist3 peaks olema see leht, kus siis toksid interneti sisse ja sealt juba saate ka mind tellida. Ja kui teile tundub, et tolle teil ei ole mõtet mind tellida, siis võite ka mulle helistada või siis kirjutada meilile. Ütleme number ka igaks juhuks, et siis
telefoninumber, et kes tahab helistada, et saab 56181139. Nii, et kes soovivad DJ Eikit kutsuda ja ma arvan, et kui on nüüd Pärnumaa lähem koht, et siis isegi Iljar Kohv võib-olla tuleb kohe kaasa. Eilne pidu näitas, et rahvas vajab siukest meelelahutust. Ja teil oli ka meeletu rahvamass koos. Rahvas vajab siukest meelelahutust ja ütleme paaridele, pubide juhtkondadele paneme südamele, et anname siukese võimaluse eelnevalt, ütleme rahvabändidele ja siukestele artistidele, keda ja mida rahvas just vajab. Ja kohal oli meil siis ka Altoluud Õhtulehest ja siis oli Postimest keegi kohal, et üks noor poiss oli, keda mina nagu ei tea ja kes minuga ka ei suhelnud sõnaga, et midagi sai filmis, üks näeb. Vähemalt oli kohal. Vähemalt oli kohal, jah. Sest ma arvan, et ta tuli sinu pärast sinna. Postimees? Jaa. Ma ei usu selleks, et minuga ta üldse ei kontakteerunud. No ta ei peagi rääkima ju, ta tuleb, vaatab, ta oli jahmunud, ta oli imestunud, et võib-olla ta oli keeletu sellest. Siis ta kartis sind vaata, et no niisugune kuulus kuju, ütleme, no mõni on natukene ära võitnud. Aga ega siis midagi, sellega me siis selle intervjuuga lõpetame siin, et eks siis kohtume kindlasti tulevikuks Eikiga edaspidi veel ja teeme veel laule ja kõike, nii et soovin kõike head, eks ole, ja kutsuge siis näiteks meid siis ka esinema, et Eikid kindlasti sõnaga, et kontaktid on olemas ja davai, tšau!